tere tagasi video teise osa juurde. Esimeses osas jäime pooleli sellega, et olime ära mõõtnud just oma piljardilaua aluse, selle kasti ja hakkasime siis piljardilauale välja lõikama kaant. Siis selleks, et piljardilaua plaat või lauaplaat, mille peal mängida teha, selleks siis võtsime ära, eks ole, selle avause siit ja nüüd et siia peale tekiks piljardilaua kaas, siis peame lõikama sellise augu, sama suure kui see auk, plaadi mingist papitükist, mis siis on natuke suurem kui see. Selleks siis jällegi võtame taas joonlaua või mõõdurindi ja mõõdame ära. See pikkus, kes mäletab sedapidi, oli 32 sentimeetrit. 32 sentimeetrit. Just ongi 32 sentimeetrit. Tegelikult isegi teen ta natukene väiksema, sest et see 32 sentimeetrit on välja, ütleme, et 31 sentimeetrit. Nii. Siis oledki, enne kui sa lõikama hakkad, soovitan sulle alati topelt üle mõõta, et ta pigem, ta võib jääda natuke liiga suur kui liiga väike, et kui ta liiga väike on, siis tuleb sisse, pead uue papitüki leidma. Selle topelt kontrolli. 23,5, selle siit sai pikkus samamoodi. Ja teengi ta. Olen ta juba lõiganud õigesse laiusesse. Ja nüüd näitan, kuidas siis ma seda tegin pikkuse puhul, nagu näitan ette. Siis väga lihtne jällegi. Vaatad, kui suurt sul vaja on. 32 või 31. Teed ühe joone suvalisse kohta oma papi peal. Paned joonlaua nende kahe joone vahele. Veendutseks sirge. Kui sul on kolmnurk joonlaud, et kolmnurk joonlauaga seda teha. Nii. Tõmban siia joone. Mõõdan ära pikkuse. 21 sentimeetrit. Teen samasuguse joone teisele poole. 31 sentimeetri kaugusele ühest joonest. Siit ja siit. Tõmban teise samamoodi joone. Ja siis lõikan ta lihtsalt välja. Ja see jälle teen seda siis terava noaga, ole ettevaatlik sellega, võib näppu lõigata. Paned jälle, et oleks sirgem joon joonlaua paika. Selle mõõdetud joone peale. Hoiad tugevalt kinni. Ja lõikad läbi. Ja sama asi teiselt poolt. Nii. Nüüd on sul siis olemas piljardilaua mänguosa, mille peal mängida. Katsetad järgi. Kas see mahub siia sisse? Peab siia sisse ikkagi mahtuma. Kui ei mahu, teed natukene väiksemaks ja teed seda seni kaua, kuni sa saad ta õigesse mõõtu. Siit sa juba vaata, palju sul puudu jääb. Natukene puudu, ütleme, et üks mõõdad võib-olla, kuna see pappkaas võib olla natukene laiali, siis mõõdad uuesti näiteks, mis tundub kitsaim ots olevat. Paned selle siia peale jälle. Teed kriipsu uude kohta. Samamoodi teisele poole.
see on nüüd kõige raskem töö selle pillerdilaua tegemise juures. See plaat õigesse mõõtu saada. Nii. Ja jälle lõika. Ning katsetad nüüd uuesti, kas nüüd mahub sisse. Ja tundub, et nüüd on juba parem. Natukene tahab pikkuses ka lühemaks saada. Tuletan meelde, et pigem lõika vähem kui rohkem. Sest et alati saab juurde lõigata, aga juurde tagasi kleepida enam ei ole hästi võimalik. Natuke lühemaks. Jälle proovin teda siia sisse. Nii. Enam-vähem juba mahub, aga ta jääb natuke kolmnurka, mis ei ole hea pillerdilaua puhul. Pillerdilaua võiks olla võimalikult sirge, siis lõikan ta veel millimeetrikese veel väiksemaks. Ja proovin uuesti. Nii, nüüd ta istub mulle siia enam-vähem väga hästi sisse. Hästi natukene teen veel ta lühemaks. Hästi palju katsetamist katse-ekstusmeetodil. Ja näed, nüüd ta mahub mulle siia suurepäraselt sisse. Pillerdilaua alus on mul nüüd olemas. Jätkame siis järgmise asjaga. Selleks teeme väikse pausi. Toon nad laua peale. Selleks, et see plaat nüüd siin ilusti paigal püsiks ega liiga alla ei vajuks, kui kuulid peale panna, siis tuleb teha ka väiksed jalad alla. Ehk siis selleks on need WC-papirirullid ideaalsed. Mõõdad ära selle karbi sügavuse jällegi. Selleks on jälle sul vaja. Mõõdulint on mugavam. Sügavus ära ja sügavus minu karbil on 7,5 sentimeetrit. Muidugi 8. Mis tähendab, et ütleme, et teen, siin arvestades selle asja enda paksust ka natuke, teen umbes 5 sentimeetrised jalad. Selleks siis mõõdan siia peale. WC-paberilulli peale. Kasutan selleks selle mugavam. Joon lauda, 5 sentimeetrine joone ja lõikan, vajutada korra niimoodi lapikuks, et saaks täpsem. Mõõdan ka teise äärte 5 sentimeetrit ja siia äärde 5 sentimeetrit. Ühendan need jooned ja lõikan siis kääridega sirgelt 5 sentimeetrise siukse rõnga. Ja teen seda nüüd kõigi nendega, et saaks 1, 2, saaks nagu igas äärde 1, 2, 3, 4 ja keskele 5. 5 tükki sellist 5 sentimeetrist. Seda välja sulle näita, panen korra väikse pausi. Nüüd, kus 5 sellist ühesuurust seibi on valmis lõigatud, siis lõikad neile väiksed tükid seest välja. Umbes sellise suurusega tükikesed lõikad seest välja, et nad jäävad lahtised, natuke paigutada. Ja siis pane 4 tükki nurkadesse ja 1, seda ei pea lahti lõikama, pane keskele. Siia sisse. Kohe näitan seda jälle, kui see valmis on. Nii, ja kui sa oled nüüd seibid siia sisse paigutanud, siis ta peab umbes välja nägema selline. Kui on soovi, võid nad ka siia külge liimida. Kui ei ole, siis ei pea.
võivad ka siia lahtiselt jääda. Mina ei liiminud praegu. Kui tahad nagu, et oleks kindlam laud, siis võid nad kinni liimida. Ja et minna edasi nüüd plaadi ettevalmistustega, siis pead tooma nüüd juba valmis saanud piljardikuulid endale. Kas need, mis sul olid enne olemas või need, mis sa servites tegid. Ja seda lähengi tegema, toon oma servites kuulid, need on ahjused ilusti valmis saanud ja näitan, milleks on sul need vaja, et siis see laud lõpuks valmis saada. Kuulid on ilusti mul siin nüüd valmis ja need läheb vaja selleks, et lõigata siia piljardilaua kaane sisse nüüd augud, kuhu siis kuulid hakkavad mängides sisse lendama. Ja selleks on vaja kuuli seetõttu, et teha õige suurusega augud. Paned kuuli ühte otsa, märgid ära niimoodi kaarjoonega umbes, kui suur see kuul on, et ta siia kindlasti sisse mahuks. Seejärel samuti mõõdad ära uuesti oma piljardiplaadi paksuse. Minul oli see 30,5 lõpuks. Teed selle kiiresti peas, jagad kahega, see teeb umbes 15,2. Teed sinna märkme laua keskodasse täpselt. Ja siis paned ka siia laua keskodasse selle uue valminud piljardikuuli ja joonistad siia ringi ümber. Ja nii teed nüüd iga nurgaga ja 2 poole külgesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 auku tulema lõpuks. Seejärel võtad käärid ja lõikad kääridega need augud endale valmis. Nii. Esimene põhimõtteliselt valmis. Nüüd teen ka teised augud valmis. Nii, ja kui augud õige suurusega on sisse ligatud, siis ei olegi muud üle jäänud teha, kui laua ühte otsa umbes keskele teha sükene must täpp. Teise otsa tõmmata sirge joon. Selle joone peale panna taldrik umbes keskele. Joonistada kaar. Ja näed, piljardi lauakaas ongi valmis. Ehk siis see lahtilöögi joon ja kuhu tulevad siis pallid, mida lahti lüüakse. Ja nüüd ei olegi muud, kui tuleb ta siia kere peale tõsta. Need peab panema niimoodi, et lahti lõigatud pool siis nurkade poole, need jalad, ja sobitad selle plaadi siia peale. Ja kui oled selle plaadi nüüd siia jalakaste peale ilusti ära paigutan, siis ei olegi muud teha, kui mängima hakata. Põhimõtteliselt paned siis aga oma kuulid kolmnurgas siia ilusti laua peale. Esimene rivi 5 tükki, teine 4, järgmine 3, 2 ja 1. Valge pall paika ja võid mängima hakata. Head mängimist! Näed, ega see nii lihtne ei olegi. Proovin. Siit saada lahti lõika korralikku. Näed, esimene augus. Ja nii mängidki oma väikest minipiljardit. Head mängimist sulle!